Tšau, olen Uku Urmas, olen Musical kinnisvarast ja täna me läheme Asula tänavale. Oota, ma panen muusika vaiksemaks. Me läheme Asula tänavale, kus on remonti vajav kahetoaline korter, kus ülikõrged laed ja kus on kahetoalise kohta 56 ruutmeetrit. Kuid mis selle asja mõte on see, et me alati ei teegi videosid mingi mega ilusatest objektidest. Me teeme ka objektidest, mis näevad alguses hirmsad välja, aga millel on meeletu potentsiaal. Just sinu jaoks, sinu pärast me teeme, et see video ülevaade annaks sulle rohkem kindlust ja tahet seda objekti osta. Kuid lähme. Kuule. Kui sina vaatad videosid, näiteks kinnisvara videos, mida sa üldse sellest videost tahaksid näha? Mis on sinu jaoks oluline? Kas on see, et on lihtsalt tuim muusika taustal video, kus on võib-olla, ma ei tea, ilusad efektid? Või teine asi on see, et sa ikkagi tahad, et inimene natukene räägiks kaasa ka, mis seal, ütleme siis, objekti näha on. Mis sulle meeldiks rohkem? Citybi reklaam on endale täitsa tasuta reklaami. Selles mõttes, et mulle väga meeldib see mugavus. Ma lihtsalt vaatan järgi äpist, kus on vaba auto ja pluss ma saan veel veidi valida ka, millise auto vahel ma tahan. Ja see kasutusmugavus on nii mõnus, et sa võtad kas või, ma ei tea, mõneks minutiks näiteks kuni seal mitu päeva järjest. Ja see kliendi teenindus ka näiteks, mul ükskord oli probleem, et pidin küsima midagi. Vastasid mulle super kiiresti. No tõesti väga mugav. Pluss ei ole sellised ebamääraseid tagatisrahasid, mis jääb kuhugile ettevõtte lõhku nii-öelda riskina, et kas sa üldse tagasi saad. Mulle väga meeldib Citybi ausalt. Ma saan täna oma rendi selle oma enda auto tagasi ja saan Citybi jätta täpselt mulle sobivasse asukohta ilma lisavaevata. Super! Olemegi jõudnud praegu siis Magdalena haigla kõrvale, kohe pöörangi Asula tänavale. Õues on meil -12 hetkel, aga see päike on nii lummav ja vaata nüüd seda tänavat, vaata sinna poole, pööra. Meie läheme nüüd seda kollast maja näitama, kõik majad siin on renoveeritud, tänav on 2 aastat tagasi, kõik ilusti korda tehtud ja see lihtsalt on nii armas koht ja õige koht, kus elada või kodu isegi üürida. Mulle endale väga meeldib siin. Paar sellist olulist fun facti näiteks on see, et Asula tänav on tervenisti täielikult rekonstrueeritud. Siin lähedal on 4 lasteaeda, siin lähedal on toidupoed, siin on kesklinn, on ainult 15 minutit jalutada. Aga tegelikult me oleme kesklinnas, eks sa teaksid, ehk siis Magdalena piirkond kui selline, kõik ongi kesklinnas. Korter on siin, vaatame sisse ka. Võti töötab. Ühesõnaga, see on korter, mis vajab täielikku nii-öelda mitte renoveerimist, vaid rekonstrueerimist lausa. Seinad üle vaadata, vesi, kanal, torud, kõik tuleb üle vaadata. Elekter ka loomulikult. Asja mõte on see, et me ei tee video ülevaateid mitte ainult uutest ja mingi lahedast projektidest, vaid me näitame ka julgelt videos, milline on selline projekt, mis vajab täielikku muutust. See korter ise on 56 ruutmeetrit suur ja 2-toalise kohta see on ikkagi nagu üüratu suurus. Perspektiivne projekt on siis see, näiteks teha sellest üldse 3-toaline või laieneda keldrisse, sest see on esimene korrus. Loomulikult see jaoks on muidugi ehitusluba vaja, kuid see korter on äge, ta on läbi maja, ehk siis meil on seal tänava poole vaade, meil on siin sisehoovi vaade, et tule vaata seda, mis asi on nagu sisehoovis. Praegult on õues meeletult ilus. Vaata nüüd seda, sellist vaadet linnapildis ikkagi ei näe. Ehk siis on rohelus või siis antud hetkel on meeletult kaunis. Selline lumevaade puudele ja põõsastele. Olles kesklinnas. Väga äge. How cool is that nagu? Maja on renoveeritud väliselt. Küttesüsteem on terves majas täitsa uus. Kuid jah, siin nagu kõik need toad on mõnusad suured. Praegult on siis 2 eraldiseisvat magamistuba. Siin on samamoodi, mis on tänavapoolne, kuid see on ikkagi nii vaikne. Parkimine siin on tasuta. Vaatame, tuli töötab. Et see on tänavapoolne. Siin on vanad aknad ees, kuid see näitab seda, et siin korteris tegelikult on väga soe. Nagu näete, radikad on vahetud, küttetorustik, kõik on välja vahetatud. Lihtsalt see vajab hoolt ja armastust ja ütleme siis, et uue ostja visiooni, mida see üldse luua. Mis on eriti cool on see, mida tänaval arendustes üldse ei tehta uutes majades just. Siin on mingid lahedad õõnsused nii köögipool, elutubades, tualetis, kus on siis nagu riiulud või sahvrid või mingid asjad sisse ehitatud. See on mõnusad nõksud. Kahjuks uusarendajad võiksid selle peale rohkem mõelda. Noh, muidugi vets on selline, et praegu väga ei kipu seal minema. Las olla, tule ära, las olla, see on nii pole. Näiteks siin on üks osa, mis ma enne mainisin, siin on veidi pime, siin voolu ei ole, kuid siin on 2 pool lahedad sahvrid
siin all on sisse peidetud selline väike kelder, kus kunagi hoiti hoidiseid, siis see on see vana köök. Ma ütlen, muidugi see pliit enam ei toimi, et nüüd on küsimus, et mina näen niisuguse visiooniga, et see köök võiks liikuda teise tuppa ja siia võiks tekkida üldse magamistuba ja õhutusavad on olemas, ehk siis ventilatsioon läheb otsa õue ja ventilatsioon toimib väga hästi. Ja mis vanasti lahe, niisugused mingid sahvrikapikesed ja kõik see on nagu väga cool. Lahe näha ehedust, et siin on mõtles, selles korteris, kus me praegu oleme näiteks, siin on olnud ainult üks omanik. Kujutad pilti. Maja alguses saati on siin korteris olnud üks omanik ja siin on näha ka seda, et ütleme mõningad asjad, mis on alles jäänud, on sellised nagu, kuidas ma ütlen, story'ga ehk siis oma looga, nii et väga cool. Aga jah, mõte on siis sees rambivalgust, jääb. Mõte on lihtsalt see, et ükskõik mis objekt sul on sul maa, on sul mets, on sul niisugune projektikas, on sul tutikas äge maja või korter. Me teeme video, sest video annab palju parema ülevaate sinu kinnisvarast ja ostjal on palju mõnusam kohe tulla seda vaatama, sest ta on juba tutvunud sellega eos, tal emotsioon on juba üles köetud, sest et video annab selle vinge emotsiooni. Aga igatahes Musical kinnisvara alati teie jaoks olemas ja kohtumiseni uues videos. Tšau!